No kõige suuremad probleemid on ikka seotud toimetulekuga. Et ei jagu piisavalt vahendeid igapäevase elu korraldamiseks. Ja reegel kehtib, et mida suurem on perekond, seda väiksemad ressursid ühe inimese kohta on. Valdav osa pere kasvust jääb ikkagi võimaluste puudumise taha majanduslikus mõttes, et ei juleta seda otsust vastu võtta. No ilmselt praegusel ajal on kõigile selge, et see toimetuleku küsimus on number 1 ja sellele võib-olla nii palju ei keskenduski. Et see on üsna elementaarne, et see peaks paranema. Teise asjana tooks välja elatisrahade väljamõistmise fondi, et väga paljude perede jaoks, mis on nüüd katki läinud, on see paraku ka tulevase pere kasvu lõplik lagi, et kuna ei suudeta laste jaoks tagada neid rahasid, mis nendel on ette nähtud, siis vanem on lõputus lõksus pidevalt. Et siin kohapeal riik kui väga tugev osapool on kindlasti suudab neid asju paremini ajada ja siis mõista need varad välja, kus need on vaja mõista. Veel üks probleem on seotud vanemahüvitise lõpu ja laste lasteaeda mineku vahel. Ehk see 1,5–2 aastat, kus tegelikult ei ole majanduslikku toimetulekust tekib oluline auk sisse, et see tuleks kuidagi ära lahendada. Ja üldse oluline on meie arvates see, et toimub suunamuutus betooni valamise poolelt inimesele orienteerituse suunas. Et meil selge arusaam on see, et õnnelik ja hakkama saab perekond on tegelikult majanduskasvu aluseks, mitte vastupidi. See on asi, mida me oleme tegelikult juba aastaid rääkinud, et see on vajalik. Nõnda jõuab võimalus huvikooli või trenni minna ka nendele lasteni, kellel pere kitsikusest tulenevalt ei suudeta kuidagi seda võimalust leida. Meie poolt on üks ettepanek, mis puudutab toetuste paketi loogikat laiemalt. Et ühest küljest on õige, et mida suurem on perekond, seda suurem peaks olema toetus, küll aga tekib seal analoogselt laste huviharidusega olukord, et alati ei pruugi kogu raha minna õigesti. Et Eesti Lasterikaste Perede Liit peab vajalikuks ka toetada kodus olema vanema taustategevusi, mida ta on sunnitud iga päev tegema ja mis võtab sisuliselt tema kogu aja. Mida suurem on perekond, seda rohkem on neid tugitegevusi, nagu igapäevane kodu korrashoidmine ja toidu tegemine. Ehk et kui osa sellest toetuspaketist suunata analoogselt nutika lastetoetusega sinna, et oleks toetatud koduabilise teenus, siis oleks samm õiges suunas.